ja tegelikult kutsuti mind ju rääkima sellistest värvikamatest kogemustest. Aga tegelikult ma tahan alustada kaugemalt, sest ma tahaks teile kuidagi nagu näidata seda kohta, et meie riigimetsas oleme väga sarnastes kohtades nagu teie omavalitsustes. Ja üllatus, üllatus, me tuleme tegelikult ju teie juurde nüüd küsima seda, et kus on need kohalikud selle riigimetsa lähedal. Et ma arvan, et seda inspiratsiooni pigem ma olen juba täna siit saanud. Aga kui me alustame siis kaugemalt, siis 50ndate keskel tuli Tõstamaa metskonda minu vanaisa. Ja ei läinud väga kaua, kui tema oli osa sellest kogukonnast, teda teati ja ta lahendas selle piirkonna probleeme. Et ma selles mõttes julgen muidugi arvata seda, et tol hetkel need probleemid olid veidi lihtsamad. Aga kui 90ndate keskel metskonnad liitusid, ta selles süsteemis siis nagu lahkus, siis see kuidagi kõik kirjeldab seda spetsialiseerumist, seda, mis on, natuke ma tundsin nagu Briti puhul ka seda ära, mis ka nagu maaelus on nagu muutunud, et me riigimetsas teeme praegu tööd ära väiksema arvu inimestega. Me teeme väga kitsa valdkonna töid. Selles suhtes, et ma ei saa öelda, et minu vanaisa toona oleks teinud ära sellises mahus looduskaitsetöid, nagu RMK-s praegu looduskaitseosakond nagu teeb. Ja ma ütlen, et see on see, mida ma näen praegu Tõstamaal ka omavalitsuse puhul. Et ma otsustasin, et ma ei too välja kitsaskohti, ma ütlen siinkohal aitäh selle eest, et me eelmisel sügisel saime bussipeatuse. Et selles mõttes, et omavalitsustena teil on nii suurepärased võimalused otsida neid kanaleid. On need siis arutelud, nimetate neid kärajateks või milleks muuks, siis et selleks, et keskväljakut kujundada, noori vallas aktiivsemalt tegutsema saada, te saate tellida uuringuid, mõelda selliseid infovahetuse häid kanaleid. Kus ja kellel on äpid, et võib-olla seda kätetõstmisringi praegu ei tee. Aga meie oleme täpselt selles samas kohas, et me otsime ka inimesi, et me tahame, et nad oleksid meie tegevustega rohkem kursis, nad oleksid teadlikumad ja me tahame olla nagu kontaktis nii kohaliku kogukonnaga laiemalt, piirinaabritega, omavalitsusega, et selles mõttes, et ja miks on see, et meie praegu lihtsalt ise ei tea, mida see naaber tahab. Klassikaline näide on sellest, et nii, piirinaaber, kas säilikpuud jätta võimalikult tema lähedale või teine piirinaaber, kes tahab, et need oleksid võimalikult kaugel. Suusaradade hooldaja, kas töid teha võimalikult laialt, et kuuseoksad, kase, kevadine oksasodi ei tuleks rajale või just kevadise raja sulamise valguses on hädasti vaja, et mingisugune nurk jääks nagu, et meie ei saa seda teha või olgem ausad, meil on suurepäraseid suusatajaid ka planeerijate hulgas, aga selles mõttes, et me ei saa seda nagu sellise nagu juhuse hoolde jätta ja sellepärast need arutelud, mida me korraldame, ongi meile päriselt nagu olulised. Ma rääkisin sellest spetsialiseerumisest. Ma siis selleks, et näidata, et see ring, kes RMK-s kaasamisega tegelevad, on päris lai, et siis meil on külastusala juhid, piirkonnajuhid, looduskaitsespetsialistid, veeökoloogid, metsataristuspetsialistid, praakerid.
et nemad teevad igapäevaselt tööd mingite asjade planeerimisel, aga kaasamine on üks osa sellest. Meil on ka kaasamisspetsialistid, kes siis kogukonnaaladel aitavad sellist nagu tulevikuplaani nagu kokku panna. Muidu see viimane on siis see põhjus, miks mind kutsuti, et vaadake, kui kaua ma suutsin aega kulutada, enne kui ma sellest rääkima hakkasin. Aga tegelikult, et see mõte on selles, et neid, keda meil sees kaasamised puudutavad, on palju. Ja selleks, et me liiguksime kuidagi nagu rohkem ühte sammu, panime me kokku kaasamise hea tava. Et sellepärast mul see mapp on, et siis ma saan selle nüüd teile ette lugeda. Tegelikult sealt kõige parem või tähtsam või see üks lause, mida teile siin nagu öelda, on see, et parimad planeerimisideed ja otsused sünnivad üheskoos nendega, keda planeeritavad tegevused kõige enam mõjutavad. Mis siis nagu tõlkes tähendab seda, et neid parimaid otsuseid ongi võimalik teha kaasates ja RMK kaasabki selle jaoks, et see on seda ainukest võimalust nagu kasutada. Nii, ja siis nüüd need soovituse koht. Leia üles õiged inimesed. Need, keda need otsused otseselt mõjutavad varakult ja suhtle nendega otse. Et me oleme selle nii valusalt nagu kätte saanud see, et see, kuidas kellegi teise kaudu tulnud info on juba laetud. Et sihtgrupis maksimaalselt nagu lai teavitus. Ja kuna ma rääkisin, et me oleme nagu veidi, et meie tööpiirkonnad on suured, siis see ongi nüüd see koht, kus me tuleme omavalitsuse juurde. Et kes on seal piirkonnas teie inimestest need, kellest me nagu alustame. Jah, teeme koos laia teavituse, paneme plakatid. Kui vanamoodne lähenemine, kui hästi on meil töötanud, sest meie asukohad on nagu looduses, me tahame olla seal, kus need inimesed sellest nagu mööda lähevad. Et see ei loo head dialoogi, kui justkui inimesed on olukorras, kus nad on selle alguse maha maganud, siis tegelikult võib-olla meil on mingisugune asi nagu tegemata. Mingi vahe me isegi proovisime seda, et kõigile esimestele sellistele aruteludele me kutsusime kohalikud ajakirjanikud. Ja selles mõttes on see ka nagu igati nagu avatud ja hea lähenemine, aga mõnikord ka täiesti nagu sujuvalt ja hästi kulgenud esimene arutelu, mille põhjal me alles hakkame plaane koostama, lõppes sellega, et meil oli pealkiri, et RMK tõmbab sae käima. Et see on niisugune nagu tasakaalu koht. Me oleme õppinud seda, et me tahame näidata, mis on praegu olukord looduses, ehk siis mis on see olukord, kust me hakkame plaane koostama. Et looduskaitsetöödel me oleme kasutanud pildi tegemise võimalust, et päriselt ka siin kraavis see veetase on kõrge. Aga mida rohkem me päriselt jalutame üheskoos selles keskkonnas, siis seda parem see dialoog tuleb. Ja mis ma ikkagi ütlen, on see, et kuula rohkem, kui räägid. Jah, alguses tuleb seada need teemad ja piirid, aga sealt edasi. Inimestel on vaja rääkida ja me oleme sellel dialoogi arutelul selle jaoks, et kuulata ja kirja panna. Ma isiklikult muidugi sellest koosoleku formaadist loobuksin täielikult ja läheksin üks ühele nagu dialoogi peale, aga meie sellises arutelukultuuris avatud koosolek on, et sellel on nagu oma koht. Ja siis ma ütlengi selle lause veel kord, et RMK teeb parimaid plaane siis, kui me kaasame ja me kaasame selleks, et teha neid parimaid plaane. Jaa, aitäh, Susanna.
Mul on, ärme veel plaksuta, mul on võib-olla ainult üks küsimus kiire, meil aeg üsna pingeline, et sa mainisid, et teil kaasamisega tegelevad, kas ma kuulsin õigesti, veeökoloogid ja kes iganes. Kust nemad saavad oma teadmisi selleks, kuidas kaasata, kuidas hoida head arutelu? Või te eeldate, et see on kaasasündinud nende omadus kohe või see tuleb ametijuhendiga või kuidas? Mul on tunne, et veeökoloogia lausa valiti selle järgi. Kuid kui üldse seda pikemat nimekirja nagu vaadata, siis tegelikult meil on selge juhatuse poolne tugi. See on ka põhjus, et me paneme kirja need kaasamise suuremad reeglid, see hea tava ja tegelikult ei taha alahinnata seda välja, kust me saame õppida, aga tegelikult üksteiselt õppimine toimib meie puhul sellepärast, et selles keskkonnavaldkonnas me oleme ikkagi unikaalses situatsioonis. Et see kovisiooni meetod on nagu see, mida me oleme kasutamas. Nii et kaasamist peab treenima, kas ma saan nagu sinu sellest? Jaa, loomulikult, jah. Aga suur aitäh, Susanna!